Martin Helme, täna oli siin EKRE volikogu koos ja ütlesime ka välja presidendikandidaadi. Kõigepealt väike hinnang siis meie kandidaadile. Jaa, Mart Helme käisime välja oma kandidaadina, ta oli ju 10 aastat tagasi samuti erakonna kandidaat. Siis veel ju oli valimissüsteem teistsugune ehk ennem haldusreformi. Me kaalusime tegelikult mitut nime või mitut võimalust ja arutasime mitme võimaliku kandidaadiga, aga lõppkokkuvõttes tuleb ka mõelda selle peale, milline on praeguses ajahetkes ühiskondlik ootus ja ühiskondlik ootus minu meelest on, et meil oleks punkt 1 inimene, kes on vaieldamatult välispoliitika ekspert, siin ei ole mingit küsimust, ma arvan, Mart lööb pika puuga kõiki, kes ennast ekspertideks peavad selles küsimuses. Teiseks, me oleme selgelt seda meelt, et presidendil peab olema poliitiline kogemus, Mart on olnud parteijuht, minister, pikalt Riigikogus, väliskomisjonis, riigikaitsekomisjonis, ehk siis see kogemuse pool ja see kogemus on ka oluline sellepärast, et me elame praegu just ühiskondliku ärevuse ajal. Ja võt selles ühiskondliku ärevuse olukorras peab olema ka kandidaat selline, kes inimestesse, rahvasse sisendab teatud sellist kindlustunnet ja ma arvan, et see on Mardil olemas rohkem kui jälle ühelgi teisel välja käidud nimel, kellega siin mängitakse, et selline stabiilne, kindel, ka vahel jõuline juhi natuur. Tema puhul on kindlasti kõik need omadused olemas. Nii et see on see, mille pärast me jõudsime tema kandidatuurini ja ärme unusta ka seda, et see, et sa oled varem kandidaat olnud, annab sulle mingis mõttes siin selles kampaanias eelise. Volikogu võttis vastu ka poliitilise avalduse, mis puudutab siis ikkagi presidenti jälle ja otsevalimisi, et see on nagu põhiline, kuhu ka EKRE näitab suunda. Jah, meie kindel nõudmine on, me oleme seda algusest saadik, oma erakonna algusaegadest saadik nõudnud, et president peab olema rahva poolt valitud. Ja me oleme teinud ju mitmeid kordi Riigikogus vastavaid algatusi, et kui öeldakse, et räägite sellest, aga midagi teinud ei ole, oleme küll teinud, me oleme ka praegu, on menetluses presidendi otsevalimise põhiseaduse muudatus, millel meie siis fraktsiooni saadikute allkirjad on all, mille nii-öelda eestvedajate hulgas me oleme. Põhiseadust on muudetud selles Riigikogu koosseisus, tuletame meelde, kiireloomulisena lausa, kui eelmisel aastal siis võeti kohalikel valimistel mitte kodanikelt hääletusõigus ära, nii et põhiseaduse muutmine on võimalik küll, see ei ole midagi võimatut. Aga praegu poliitilist muidugi toetust piisavas hulgas tänases koosseisus ei ole. Aga see ei tähenda, et sellega tegelema ei pea. Me tahame tingimata hoida teemat üleval, sest et 80%, 70% Eesti elanikest soovib pidevalt, aastakümneid on näidanud seda, et nad soovivad presidenti ise saada valida. See tähendab seda, et parteid, kes on samal poolel, ei tohi lasta sellel teemal lihtsalt maha jahtuda, vaid peavad seda teemat tõstatama, peavad avaldama teistele parteidele survet, et nad sellega nõus oleks ja rahva tahtmisega arvestaksid. Ja meie oleme siis need, kes seda survet avaldavad. Me kavatseme ka siin suvel, ennem kui presidendivalimised toimuvad, teha vajalikud ka sellise ühiskondliku kampaania selle presidendi otsevalimiste toetuseks, ehk siis presidendi valimised, Mart Helme kandidatuur ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna platvorm sellel suvel nii-öelda saavad kõik üheskoos kokku, et olla rahvaga ühel poolel ja suurendada rahva õigust ja võimalust poliitikat mõjutada. Ja volikogus oli veel mõned punktid, et siin ettevalmistus kongressiks või mida veel välja tuua? Jaa, meie volikogu peab ennem kongressi, mis meil toimub juuni alguses, teatud protseduurid ära tegema. Me kinnitasime kongressi päevakorra. Kongress peab omakorda siis ka presidendi kandidaadi heaks kiitma või ära kinnitama. Me kinnitasime erakonna eelarve käesolevaks aastaks, mis on ka volikogu ülesanne. Me võtsime vastu poliitilise avalduse ja üleüldist tööplaani seadsime, nii et väga töönev volikogu koosolek oli jälle.